Tere, hea sõber! Täna vaatleme kohtumõistjate raamatu 2. peatüki algust. Lugu kaotatud lahingutest, kompromissidest ja kutsest naasta taas tõelise võiduka elu juurde. Kuid kuulakem kõigepealt pühakirja ennast. See on siis 2. peatükist kohtumõistjate raamatus esimesed 5 salmi. Ja issanda ingel tuli Gilgalist üles pookimisse ning ütles: ma olen teid toonud Egiptusest ja viinud maale, mille ma vandega tõotasin anda teie vanemaile. Ja ma ütlesin, mina ei tee ilmaski tühjaks oma lepingut teiega. Te ei tohi teha lepingut selle maa elanikega. Te peate nende altarid maha kiskuma, aga te ei ole kuulanud mu häält. Mis te olete teinud? Seepärast ma ütlen, mina ei aja neid ära teie eest, vaid nad saavad teile püüniseks ja nende jumalad saavad teile püüdepaelaks. Ja kui issanda ingel oli rääkinud need sõnad kõigile Iisraeli lastele, siis rahvas tõstis häält ja nuttis. Ja nad nimetasid selle paiga Bookimiks ning ohverdasid seal issandale. See on Jumala sõna. Oma vaimulikus vaatluses keskendume me 2 paigale, Gilgalile ja Bookimile, võitude ja alamiste paigale. Kõigepealt me kuulsime, et issanda ingel tuli Gilgalist üles Bookimisse. Prohvet Malakia kirjeldab issanda inglit ka lepingu inglina. Vana testament kasutab sageli tähistust issanda ingel, et viidata Jumala enda erilisele ilmumisele. Mõned Vana testamendi uurijad on näinud selles ka Jeesust Kristust ennast juba Vana testamendi ajastul ilmumas. Ta astub siin rahva ette ja kõneleb mina vormis, mina olen, mina ei tee, mina ei aja. Oluline on aga see, et see ingel tuli, et juhtida rahva tähelepanu nende tegelikule olukorrale, sest Iisrael oli katmas nagu vaimse pimedusega. Kuid isegi sellistel aegadel ilmub issanda ingel, kes valgustab seda olukorda. Ja nüüd see oluline märge. Issanda ingel tuli Gilgalist üles Bookimisse. Selle märkusel on sügav vaimulik tähendus. Gilgal oli koht, kust algas Iisraeli ajalugu Kaananis. Seal püstitati mälestussambad võidukale rännakule, teostati rahva ümberlõikamine ja pühitseti esimest paasapüha. Gilgalist mindi välja võidukaina ja õnnistatutena, et saada kätte oma pärandiosa. Kuid issanda ingli tee lõpeb Bookimis. Bookim tähendab otseses tõlkes nuttu või pisaraid. See on nagu toonane nutumüür. Niisiis ingel käis selle Iisraeli võitude ja kaotuste tee läbi ja seda nii nähtavalt kui vaimselt. Gilgali ja Bookimi vaheline kontrast illustreerib meile rahva vaimulikku allakäiku. Ja nüüd kuulake, mida see ingel Jumala nimel ütleb. Mina ei tee ilmaski tühjaks oma lepingut teiega. Jumal ei loob oma rahvast kergelt. Uue lepingu ajal on Jumala poja vere hind veelgi väärtuslikum. Rist kõneleb meile Jumala piiritust armastusest. Issanda ingel meenutab rahvale läbitud teekonda. Jumal tõi nad Egiptusest ja viis tõotatud maale, mille ta isade oli vandega tõotanud. Jumal täitis oma lepingu osa. Kuid siis järgneb valus etteheide.
mis te olete teinud? See küsimus pidi tungima läbi ihu ja hinge ja tooma nad patukahetsusele. Kuid see valus küsimus esitatakse siin siiski mineviku armu valguses. Süü ise seisnes sõnakuulmatuses. Te ei kuulanud mu häält. Püsivate õnnistuste tingimus oli, ärge tehke lepinguid pagana rahvastega ja kiskuge nende altarid maha. Kuid Iisrael oli teinud kompromisse, jättes ebajumala teenistuse altarid alles. Nad olid muutunud laiskadeks aednikeks, kes ei hävitanud umbrohtu juurteni ja see umbrohi kosus ning lämmatas lõpuks õnnistused. Selline sõnakuulmatus tõi kaasa hoiatuse tulevaste kannatuste kohta. Issanda ingel ütles, mina ei aja neid ära teie eest, vaid nad saavad teile püüniseks ja nende jumalad saavad teile püüdepaelaks. See, kes on sattunud püüdepaela, kaotab liikumisvõime. Ta kaotab võitlusvõime lahinguväljal. Ja tõepoolest kompromissid viisid Iisraeli rahva selline, et Jumal andis selle rahva üle nende samadele rahvastele, et nad õpiksid kogemuslikult tundma sõnakuulmatuse kibedaid tagajärgi. Nii ei tohiks meiegi tegeleda maailma ja selle mõtteviisiga, sest see mõjutab meid kergesti. Mida vähem me usume Jumala kohalolekusse, seda enam valdab meid maailma vaim. See on nagu noorema poja lugu, kes lahkudes isa kodus pidi lõpuks kogema, kui karm see maailm tegelikult on. Kui issanda ingel oli rääkinud, tõstis rahvas häält ja nutis. Ja nad nimetasid selle paiga Pookimiks. Peab ütlema, et pisarate jõgi algab inimliku süü jalamilt. On Jumala arm, kui patustanu suudab veel nutta, sest see näitab, et veel on meeleparanduse ja andestuse aeg. Nii võib pisarate paik muutuda paigaks, kus tõepoolest kogetakse Jumala halastust. Kuid siin on veel midagi olulist. Ainult nutmisest ei piisa. Nii oli ka Iisraeli pisarates tunda rohkem kaotuse valu kui tõelist meeleparandust. Näiteks Vaaro ja Juudas kahetsesid küll tehtud tagajärgi, kuid mitte patu Jumala vastu. See on erinevus Jumala meele järgi olevast kurbuses ja maailma kurbuses. Pookimist on vähe kasu, kui pisaratele ei järgne ebajumalate altarite maha kiskumist oma elus. Kuid õnneks tegid nad pookimist ka midagi issandale meelepärast. Nad ohverdasid issandale. Pisarate ja ohvrite kombinatsioon on alati näide Jumalale meelepärasest usust. Siinkohal meenub meile naine, kes kastis oma pisaratega Jeesuse jalgu ja salvis neid palsamiga. Niisiis issanda ingel meenutas meile, et Jumal jääb oma lepingule ustavaks ka kriisiaegadel. Kuid küsigem, kas meie elu on pidev naasmine Gilgalisse või oleme me kompromissidesse vajunud rahvas Pookimis. Kiskugem oma elus siis ebajumalate kujud ja altarid maha ja toogem oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks, nagu ütleb apostel Paulus Rooma kirjas. Järgmisel korral räägime juba ajaloo vaimulikust väärtusest, aga suur tänu vaatamise eest, kohtumiseni.